Veterane on meie seas üle 3000. Need mehed ja naised on käinud missioonidel nii Euroopas, Aafrikas kui Lähis-Idas. Aprill on kuu, kus Eesti inimesed saavad näidata austust ja toetust nendele vapratele võitlejatele. Mida me näeme, mis veteranidel on oluline, on see, et neid tunnustatakse selle panusest, mis nad on Eesti riigi jaoks andnud ja teinud. Veteranide, kellest enamik on osalenud sõjalistes konfliktides näiteks Iraagis, Afganistanis ja Süürias, elu ei lõppe pärast missioone. Paljud neist võitlevad vaimse ja psühholoogilise tervise probleemidega, mis vajavad pikaajalist tuge. Käesoleval aastal kogutakse raha, et toetada veteranide vaimset tervist. Selge on see, et väga paljud sellised mured, mis meestel või ka naistel, kes missioonidel on käinud, on, et need ei pruugi kohe välja tulla. Et need, tegelikult me näeme siit, et sellest on kirjutatud ka erinevaid teadusartikleid, töid, et need võivad ilmneda üsna pika aja peale. Ja seetõttu tegelikult see me ei unusta. Loogika ongi selles, et see ei ole ainult see, et kui sa tuled missioonilt tagasi, siis pool aastat oled kuidagi tähelepanu all või ei. Et tegelikult see peab olema väga pikk protsess. Pikaajaline abi on aga kallis ning tihti pole inimestel endal selliseid vahendeid, et piisavalt psühholoogilist toetust saada. Mida me täna näeme on see, et võib-olla veteranid, kes on meil reservis täna, ei saa seda tuge või nad ei jõua selle abini võib-olla. See võib olla nii maksmise probleemid kui kättesaadavuse probleemid. Ja see ongi see koht, kus me nüüd üritame koos Kaitseväe toetusteenuste keskuse ja veteranide MTÜ-ga teha siis tegevuskava. Ja meil käivad juba läbirääkimised esimeste teenusepakkujatega ja tahame tekitada siis sellise võrgustiku üle Eesti, kuhu see veteran saab siis oma murega pöörduda ja meie siis katame need kulud. Eelmise aasta Sinilille kampaaniaga kogutud annetuste eest panustati aga veteranide spordipisiku loomisesse. Järvel on loodud esimene discgolfirada, mis on spetsiaalselt ehitatud nii, et seda oleks võimalik läbida ka ratastooliga. Seda eriti mõeldes vigastatud veteranidele. Proovime siis ära. Täpselt aasta tagasi Siniline kampaania raames tehti meile selline küsimus, et kas selline asi on üldse reaalne. Mina võtsin selle kohe vastu, oli meil paar kaaslast, kes mõtlesid, et kus sa sellise hullu ideega lähed. Aga täna on meil olukord selline, et üle maailma meil üle 15 000 discgolfipargi ja see on esimene rada, mis on ehitatud spetsiaalselt mõeldes ratastooli läbivusele. Kettagolfirada on lahendatud nii, et pinnas lubaks liikuda seal ka ratastooliga ning esimesed ratastoolisportlased on rada ka juba kasutanud. Lisavõiduna on raja avastanud ka väikelastega pered, kuna seal on ka lapsekäruga hea liikuda. Me vaatame, kuidas teised meie liitlased panustavad oma veteranide sellisesse integreerimisse tavaellu, siis tegelikult seal mängib sport väga suurt rolli ja ma arvan see, et meil on sellised väljakud, selline taristu on kindlasti väga eeskujulik. Kellel iganes on lähikonnas selliseid inimesi, kes siis sellist protsessi läbi teevad, siis ma arvan, et selline kaasas käimine, koos tegemine, et ma arvan, et see on kõige parem tugi, mida üks sõber tahab pakkuda. Veterani kuu raames toimub hulgalised toetusüritusi. Üks silmapaistvamaid sündmusi on veteranipäev, mida tähistatakse 23. aprillil. Sel päeval toimub Tallinnas Vabaduse väljakul suur militaarmess ning peasündmusena veterani rock. Samuti toetatakse veterane Sinilille jooksuga.